kohe kastis ja löök. No Rähn suhteliselt kattis õnneks selle tagumise posti ära ja ei olnud võib-olla kõige võimsam see löök, et tuli otse Pareikole kätte ja seekord Eesti pääses, aga nägimegi just 16 karistusalast täiesti katmata. Läheb sinna Viikme ette, jookseb lõpuks. Tuleb kõrge tsenderdus ja Pareiko pillab selle palli ja number 6 Surri oli löögile pääsemas, kuid õnneks kaitsed siiski likvideerisid selle olukorra ja lõpuks natuke väike vale arvestus oli Pareikolt, et seal selle palli püüdmise ajastamisega, et ta nagu eks seal kaitse oli segamas ka. Jäi liiga rahulikult ootama sinna piiroja taha, et see pall kukub talle, aga seal tuli hooga sisse veel üks albaanlaste kaitse, sellepärast võitleme ja see pall läks käest lahti. Ja Eesti järjekordne rünnak lõppes valesööduga ja Kaimar Saag teeb nüüd vea. Kordusest veel see Rähni edaspidi nagu selline rahulik tegutsemine ja katab seda palli ja Albaania ründaja on sunnitud vea tegema. Minutitel palju peavalu siin valmistanud ja nüüd hea tsenderdus tuleb. See oli väga hästi antud ja ka ründaja liikus väga õigel ajal sinna Taavi Rähni ette. Et pall tõsteti üle piiroja ja tuli sinna ründaja hästi vahele, number 18 kestormaja. Hamdi Salihi aga pealöök ei olnud väga veenev, et läks küll nurga poole, aga jõudu oli selgelt liiga vähe ja nüüd tuleb kordusest ka meile see löök, et selgelt läheb see löök nagu nõrgaks. Mõlemad Albaania keskkaitsed on tõusnud siia ette. Ja Ervin Skeela Saksamaa tugevuselt teises liigas. Mängib mees, annab selle karistuslöögi ja number 14 tuli sealt peale ja lõi nüüd meie õnneks mööda Jahmir Höka. See oli nüüd küll väga ohtlik olukord. Õhuvõitlus loomulikult läks piirojale jälle, aga seda teist palli ei olnud keegi kontrollimas, et lasti sealt keskväljalt teravalt vahele joosta albaanlaste vasaka äärel number 17 Liikal ja see oli juba väga ohtlik löök, mis meie õnneks siiski üle läks. Kastis sees ja sealt oleks väravahil väga raske juba reageerida. Ja hästi, nüüd on Viikmel võimalus. 1-1 väravahil, kas Viikme suudab selle nüüd ära lüüa? Oi, selline lahend siis. Kas libises sealt maha või ise ehmus ära, et jäi väravahiga 1-1 nüüd? No ma arvan, et natuke tal see pall jäi ebamugavalt, ta tahtis parema jalaga lüüa ja pall oli võib-olla rohkem vasakul ja ta pidi rohkem kallutama ennast, et seda palli parema jalaga lüüa ja kukkumise pealt jäi see löök väga nõrgaks. Et selline mäng ja siis tahaks nagu, et sellised võimalused, et neid tõenäoliselt siin mängus väga palju enam ei teki. Seal oleks pidanud kaitsjale keha vahele lükkama ja see selga jooksnud eks seal variant oli või koha pealt kohe lüüa täpselt sinna taha nurka, aga nüüd on Lindberel võimalus ja Lindberel lööb! Ja ka päris korralik löök, aga väravavaht oli õige koha peal ja kontrollis seda. Ja nüüd on järjest 2, ütleks, mängu ohtlikumat olukorda olnud. No eks sellised õnnestumise hetked annavad nagu seda enesekindlust juurde ja väga julgelt praegu Joel tegi oma mehele ära ja läks kohe otsustavalt löögile. Ja eks albaanlastel jälle tekkis sellist ärevust seal omavahel seletamist ja tõestamist, kes nüüd ja kus kuskil eksis ja see andis jälle Joelile ruumi seal. No siin poole lõpus oleks nüüd väga magus see värav ära lüüa ja Lindberg hästi vasaku jalaga siin. Hästi kattis ära oma kaits. Et kui seda ruumi vähekenegi on, siis tuleb seda ära kasutada ja ikkagi sellise teravuse peale mängida. Eesmärk on ju ikkagi väravaid lüüa, mitte aega kulutada. Ja piiroja on taas kastis. Kas leiab Vassiljevi tsenderdus ta üles? Ja lähebki sinna piiroja peale ja hästi piiroja ulatub ja kas tuleb värav? Aga ei. Abikohtunik on tõstnud lipu ja näidanud, et Raio Piiroja oli söödu hetkel suluseisus. Eks meil nüüd tema otsuse õigsust näitab meile kordus, et minu arust selgelt mitte väljakukohtunik ei vilistanud Raiole viga väravavahi vastu, vaid abikohtunik tõstis lipu ja näitas, et Raio oli suluseisus, aga usun, et kohe tuleb kordus. Nüüd näemegi Vassiljevi tõste sinna kasti, aga sellest nurgast ei ole nüüd näha, kas Raio oli suluseisus või mitte, aga ja teiselt pool nüüd kohe ka ohtlik vasturünnak. Aga meil veel kordus siin, et selgelt see Raio võimsus, et peaga võitis ta vastaste väravavahti, kellel on õigust nagu kätega. Höka läheb karistusalasse ja lööb teravalt ja
Pareiko tõrjub. Jah, päris terav, aga noh, ega sellest positsioonist tal sisse lüüa oli raske, et tagumise posti kattis ära Piiroja korralikult ja ees oli väravavaht valmis, aga teravalt ja otsustavalt ikkagi mees sinna sisse murdis ja nurgalöögi vähemalt teenis oma meeskonnale. Näidatakse meil kordusest veel, et seda läbimurret. Nurgalöök jääb natuke madalaks, et kaitsjad saavad seal pea vahele. Aga mitte sugugi kindlalt kiirelt ja lükkas paremale lahti selle palli, et natukene rahus maagas Vassiljev. Ja nüüd on hästi Jäägeril on võimalus. Ruumi, aga suruseis oli seal purje jõudnud, õnneks Vassiljev ei söötnud talle. Jah, ei julgenud sinna Jäägerile ka mängida, et aga edasi siiski sureb see Eesti rünnak. Nüüd on albaanlastel vastu võimalus. Aga kuigi palli Piirojast võib mööda saada, siis mees läbi ei pääse. Ja aga ohtlikult siin Piiroja, kellel kollane kaart on juba all, et võttis ründaja maha. Ja tulebki Piirojale teine kollane ja punane kaart. Ja kohtunik siiski seda tähelepanuta ei jätnud ja Eesti peab nüüd lõpetama mängu 10-kesi. Ja samal ajal Albaania teeb ära oma vahetuse. Jahmir Höka lahkus väljakult ja Jetmir Sefa tema asemel, aga 87. minutil siis Raio Piiroja saab teise kollase kaardi ja peab väljakult lahkuma. Lõpes olukord oli selline 50-50, et noh, kus võidakse anda kollane kaart, aga võib-olla noh, mõnes mängus jääb see ka andmata, aga hetkeks just tunduski, et kohtunik halastab talle, et on meeles, et üks kollane on all. Aga just ka märk sellest, et no ei ole vaja ilmaasjata seda kaarti korjata nagu esimesel poole ajal, sest tegelikult kohtunik ju lasi Raiol seal oma protesti avaldada, aga ei suutnud mees maha rahuneda veel lahkudes juba mitu meetrit eemalt veel ilmselt. Midagi ta seal kohtunikule ütles, mis ei meeldinud ja tuli see rumal kollane kaart ja nüüd peab Eesti sellepärast jätkama 10-kesi. Sest ütleme, praegune olukord oli selline, kus noh, oli see vea tegemine nagu õigustatud, et ega ei saa ju vastaseid lasta rahulikult läbi sealt murda. Ja tundub, et Tarmo Rüütli teebki kohe vahetuse ja võtab vist kellegi ründajatest ära ja Alo Pärengrub on tulemas väljakule. Jah, kaitseliin ikka jälle neljameheliselt saada. Esialgu on Sidorenkov liikunud vasakkaitse kohale ja Kruglov keskkaitsesse kuni vahetuseni. Ja albaanlased on tahtmist täis siit nüüd võitu võtta, aga hästi lükkas Lindpere Jäägerile, aga ruumi väljakul natukene rohkem ja Eesti mehed saavad seda palli lükata, aga nüüd selle Audi järel peaks siis vahetus ära tulema. Välja tuleb number 8 Atspurje, jah. Ja Pärengrub siis keskkaitsesse. Aga raskeks, ma arvan, läheb nüüd nendel viimastel minutitel, et nüüd on üks mees vähem ja kui albaanlased nüüd suudavad sellega nüüd ruttu kohaneda ja seda palli kontrollida, siis võib päris ohtlikuks minna. Nagu see poole algus oli, et kui Albaania suudab nüüd niimoodi surve peale panna, siis võib päris ohtlikuks see asi minna. Hästi siin esialgu endiselt surutakse ja ei lasta vabalt neid sööte otsida. Kaplanit üritati nüüd leida pika sööduga. Nõuab sealt karistuslööki, aga noh, tänane kohtunik on olnud, et ta sellised mõlemad mehed võitlevad seal palli päris avalikult, kedagi ei lükka või ei löö, siis vilet ei tule, et jalgpall on ikkagi meeste mäng, et kontakt on lubatud, et ei pea ringiga nagu vastasest ringi mööda minema ja laseb mängida. Vale sööt albaanlastel, väga lohakas. Ja nüüd tundus, et üsna jõhkralt võttis Turo Lindpere maha, aga kohtunik ei vilistanud. Läbi jalgadega ütleks jälle ka Lindperet siin süüdistaks, et veidikene kiiremini oleks võinud selle palli sealt ära mängida. Pole vaja vastasele anda võimalust endale sisse tulla ega selle palli pärast võitlema hakata. Ja Klaavan pani nüüd üsna jõuliselt seal keha vahele. Pani õla vasta ja väga kergelt Albaania kapten lasi ennast kohe pikalisel, et ehk läheb õnneks, aga ma arvan, tänase kohtunikuga ei ole mõtet proovida, et see, kuidas ta on lasknud siin keskväljal võidelda, siis vaevalt, et ta karistusalas nagu selle vile kergemini annab. Sellised suhteliselt lootusetud üritused seal, need sukeldumised. Ja Albaania on plaanimas veel ühte vahetust. Andi Liila peagi väljakule tulemas. Ja nüüd
siis out Eesti koondisele ja ilmselt siis ka vahetusega. Aga siiamaani ei ole albaanlastel õnnestunud nagu seda ülekaalu ära kasutada, et eks vutis see ühemeheline ülekaal ei olegi nii suur, et 11-10 vastu ja esialgu on Eesti töötanud ka päris aktiivselt ikkagi edasi, et tehakse selle ühe mehe jagu see töö kamba peale ära ja pannakse endiselt need ettepoole mängimised tsoonid kinni. Väljakult tuleb ära paremkaitsja Harmen Talku, kes mitmeid kordi mängus ka väga aktiivselt rünnakule lülitus. Mõni ründaja või hoopis Kruglov mängib nüüd lahti Vassiljevile, kas läheb löögile ja hea löök tuleb, aga uhiseb napilt postist mööda. Väga kaua läks nagu Kruglovil aega arusaamiseks, et Vassiljev jagas hästi ära, et seal olid kõik albaanlased läinud oma karistusalasse ja ootasid seda pikka palli ja pidi päris mitu korda Kruglovile märku andma, et mängime lahti ruttu, lükka mulle ja löögile pääseda ja löök oli lõpuks siis ka suhteliselt ohtlik siin, et ei läinud liiga palju mööda, aga või tähendab õigemini mitte väga palju, aga siiski kahjuks liiga palju mööda. Taas Eesti ründamas ja Purje nüüd kummal kasu õnnestub sellest saada. Hästi Vosko Voinikov võitis palli. Ja nüüd on kahekesi Purjega hästi läheb läbi ja siit kas tuleb ka kollane kaart. Tundub nii. Kindlasti jah, siin ei ole muud võimalust, aga hästi Vosko Voinikov võitis selle palli ja murdis edasi. Natukene jäi ajastamisega see Ats Purje risti jooks seal nagu ei klappinud nagu selle hetkega, kuidas see, mitte isegi, et see oleks valesti teinud, aga lihtsalt praegu väike nagu ebaõnn oli sellest ja pidi Vosko Voinikov korraks tempo maha lüüma, et lasta Atsil sealt läbi joosta ja sellega jõuti ta maha võtta, et muidu oleks Vosko saanud ise edasi murde ja isegi seda maha tõmbamise võimalust, ma usun, poleks olnud. Ja, aga selles mõttes Vosko Voinikovile kiidusõnad, et läks otsustavalt peale. Jah, kasutas ära, no ründaja ja värske mees ka väljakul ja selgelt nagu teravama sammuga oli, kui seal vastaste kaitsel. Nüüd on Kruglovil ja Vassiljevil jälle selline löögikoht ja vaatame, kumb siin lööb nüüd. Natuke vist rohkem vasakujalgse mehe jaoks, aga jookseb hoopis üle. Lööb Vassiljev läbi müüri. Läbi müüri läks vist see pall ja sellepärast ei olnud väravahil ka sinna võimalik jõuda. Laiutabki käsi seal, näitab oma meestele, et no mis mina teha saan, kui müür läbi laseb. Aga out vist Albaaniale, jah, kuna pall kedagi ei puudutanud, ainult posti ja nurgalippu. Ja tuligi siit meeste vahelt läbi ja väravahil siin eriti võimalusi ei ole. Siit nurgalt peaks nüüd eriti hästi näha olema, kuidas see ümber müüri siiski, aga seal üks